Valgas Vabaduse tänaval seisavad kaks vana maja, mis kaubandusliku välimusega ei hiilga. Ometi on just nendes hoonetes ilmselt linna kalleimad üürihinnad. Tavalise turusituatsiooni jaoks lootusetult kõrge hinnaga müüb korterid välja endine ja nüüdsest ka uue volikogu liige, keskerakondlane Igor Jallai. Iroonilisel kombel on linna kalleimate korterite üürnikeks linna vaeseimad elanikud. Ühes sellises korteris elab koos väikese tütrega Anžela Švedova, kes nõustus oma olukorrast rääkima pimedas koridoris. Jallai pakub talle lisaks peavarjule ka võimalust enda poolt hääletada. Я за него не стала голосовать, потому что не за что за него голосовать. Как он сказал, что если за меня заголосуете, тогда, говорит, я помогу в чем-то. Что ни в чем не будете нуждаться. Но я не стала за него голосовать. Хорошо, понятно. Спасибо большое. Потому что он обманывает нас всех тут. Очень много денег берет, а это здесь только не стоит. Удобств здесь вообще никаких нету. Туалета вон там, а вот в коридоре. Ничего нету здесь. Вообще ничего не делать, ни ремонта, ничего. Ну как, он у нас деньги требует по 312 евро за квартиру. И в соцобеспечении даже сказали, что это очень много он берет, с удобствами столько не платят. Nigelad elamispinnad on hõivatud sotsiaaltoetustest elavate üürnikega. Sageli on neil raske leida mõnd muud üürikorterit, kuna puuduvad vahendid esimese sissemakse tegemiseks või neid lihtsalt ei võeta mujale. Jallai ei ütle aga kellelegi ei. Sellel tema ärimudel püsti seisabki. Ta koondab oma majadesse üürnikke, kes saavad toimetulekutoetust ja üüriks vajaliku raha sotsiaalabist. See summa rändab siis üürile võtja taskusse, kuni viimaste kuudeni isegi otse. Üüriks makstav summa on aga Valga kontekstis lausa utoopiline. Küsime kohalikult kinnisvaraärimehelt Hans Einjärvelt, milline võiks olla Švedova korteri hind normaalses turusituatsioonis. Selline korter võib maksta, kui ta on kuivkäimlaga, siis on teda juba väga raske üürida. Kui on ikka veetkanalitsoonid sees, no siis ikkagi hakkab ta ka kuskil 5-60 peale. Ongi selline korter siin samas tänaval. See oli üürihind on 160, koos kommunaalidega on ta kokku omanikule 300 eurot iga kuu. Ma ei usu sellist, ma ei ole kohtanud vähemalt. Omanik on avastanud võimaluse, kuidas korterite eest kätte saada turuhinda ületav summa, kuna sotsiaaltoetustest makstakse kinni pea ükskõik milline üürimakse. Valga linnas on maksimaalne üür, mis allapoole toimetuleku piiri elavatele inimestele kompenseeritakse 3,2 eurot ruutmeetri kohta, mis on Valgas väga kõrge hind. Täpselt sama üüri küsib Jallai kõikide oma korterite eest. Sotsiaalabi saavad inimesed elavad mõnes korteris, siis see on maksimaalne ruutmeetri hind, mida saab nende käest küsida ja teie seda maksimaalselt ka küsite. Kui te vaatate meie Vabaduse tänava praegu oma silmaga, siis te näete, et kõik majad meil on vabad. Tühjad lihtsalt, seal keegi ei ela. Ja mina ostsin 2 maja, kus ei olnud isegi veed sees, oli ainult avalik veevõtu koht. Ja ma proovin midagi selles linnas paremaks muutma, remontin neid juba 5 aastat. Kas see on juhus, et see on sama hind 3,2? Ei, hind kogu aeg tõuseb ju. No selle hinna sees kõige suurem osa on ikka see pankalaen, mis võtab minu igakuiselt 1000 euri ära. Ja viimast 3 kuud ma olen juba ka SMS-laenute ja kõike Eesti firmadele klient. Selles, et raha majadest ei tule, aga maksta on vaja seda laenu. Ja niisugused rasked olukorrad on siin linnas. Kas 3,2 eurot ruutmeetri eest küsida, see hind on tehtud sellepärast, et see on maksimaalne hind, mida saab küsida? Sotsiaaltoetus maksab selle teile kinni? Ütleks niimoodi, et kui te võtate viina sõltuvuse pere. Me ei räägi viina sõltuvusest, me räägime hinnast. Ja, näiteks väike remont, maja panemine, korterise panemine, vanni, tuba, duši, vetsu, mida seal ei olnud, miinimum 3000 euri. Miinimum ühe korteri remont. Praegu mul ühes majas on igal pool pandud vesi sisse ja kõik. Ja sellega ma proovin teha paremaid tingimusi oma elanikutele. Jallai ei soovi selgitada, miks on kõikides tema korterites ruutmeetri hind just 3,2 eurot. Valga linna sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel
kes tegeleb toetuste jagamisega, näeb siin läbimõeldud ärimudelit. Tõepoolest siin see paistab silma kuidagi skeemina, sellepärast, et kahes majas, mis kuulub ühele kindlale omanikule, kõik inimesed on toetuse saajad ja nad maksavad erakordselt kõrget üüri Valgalinna tingimustes, väga kõrget. Nii et siin võib tõesti nagu vaadata, et keegi on sellest nagu mingi teatava ärimudeli teinud, sest seal makstav üür ei vasta kindlasti nendele tingimustele, mida selle üüri eest võiks nagu saada, võiks nagu inimene oodata. Kuidas siis see skeem ikkagi töötab? Jälle üürnikud elavad allpool toimetuleku piiri. Neile garanteeritakse elus püsimiseks vajalik toimetuleku toetus 76,70 eurot esimesele pereliikmele ja kaetakse eluruumi kulud. Seega on toetus nende kahe arvu summa. Švedova korteri puhul võiks üür olla kuni 60 eurot, kuid on 312, millest ligi poole moodustavad arusaamatult suured kütte, vee, kindlustuse, elektri ja olmejäätmeveo kulud. Sama maja suurima korteriüür küündib aga lausa 700 euroni. Näiteks selle aasta märtsis laekus kõikide korterite pealt kokku Jallai kontole 2439 eurot sotsiaaltoetuste raha. Igor Jallai ise põhjendab ülikõrget üürihinda ebastabiilsete elanikega kaasnevate riskidega. Aga see sisaldab seda riski, et ma tegelikult ju saan üks kord 4 kuus seda raha üldse kätte. Miks see nii on? Sest nad ei kanna minu üle, sotsiaalabiamet annavad seda inimestele kätte ja nad lihtsalt mulle ei maksa. Kuni selle aasta maikuuni maksis linn üürikompensatsiooni otse Jallai arvele, kuid siis otsustas hakata raha maksma toetuste saajatele. Põhjuseks just liiga suured üürihinnad. See omakorda tähendab, et Jallai kaotas kinda sissetuleku ja mehe endi sõnul on ta viimase 3 kuu jooksul kätte saanud vaid 10% rahadest. Aga ma pean kuidagi välja elama, see on puhtalt äri, et keegi neid ei suuna sinna minu juurde. Mul on niisugused tingimused olemas ja see on täitsa vastavalt meie sotsiaalabiametite reeglitele. Midagi seaduse vastast volikogu liige tõepoolest ei tee. Pigem on küsimus selles, kas omalaadne ärimudel on eetiline, kuna tulu tuleb tegelikult sotsiaalabiks mõeldud rahast. Selliste kehvade tingimuste eest nii üle mõistuse suurt hinda võtta tundub nagu nende vaeste ja õnnetute suhtes ebaeetiline. Võib-olla me siin võime isegi rääkida alusetust rikastumisest, et kelle arvelt ja seda üüri küsitakse sellepärast nii kõrgelt, et sellel maja omanikul on teatud moel garantii, et see üür saab tasutud, kuna toimetuleku toetusest elatuval perel on täiesti ükskõik, kas tema elatustase ei muutu, tema toimetuleku piir jääb ikkagi 76 eurot, kas ta elab tohutult kallis korteris või hästi odavas korteris. Aga mida arvab Jallai ise oma tegevuse eetilisusest volikogu liikmena? Mina mõtleks niimoodi, et need tühjad majad näiteks, võiks linn mingi sümboolse summa eest näiteks pakkuda omanikutele, teha neid korda ja pakkuda elamispinda inimestele normaalsel tingimustel. Sama. Teie volikogu liikmena kasutate ära süsteemi, et enda äriskeemi toimima saada? Seda ma juba mõtlesin, see ei ole väga eetiline. Ma mõtlesin, et kui ma äkki hakkan selle teemaga seal tegelema mingi sotsiaalkomisjonis või kuskil, siis ma annaks oma majade hooldamist mingi vahendusfirmale, et ei oleks mul. Aga müüa ma ei saa, sest minu laen on palju suurem kui nende majade hind. Ostetud on nad natuke valel ajal. Nüüd, kui toetust ei lähe otse üürile andjale, vaid elanikule, on aga ärimudel kõikuma löönud. Tegu on juriidiliselt korrektse ärimudeliga, kus suurimaks kaotajaks on sotsiaalabisüsteem, mis maksab majaomanikule põhjendamatult suuri üürihindu.